Tere, armas teeline! On hea meel jälle alustada uut mõtisklust. Ja tänase mõtiskluse alustan kõnelusega Pilatuse ja Jeesuse vahel, milline on kirja pandud Johannese evangeeliumi 18. peatükis. Pilatus ütles Jeesusele: sina oled siis ometi kuningas? Jeesus vastas: jah, olen, sest mina olen kuningas. Ma olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma tõele tunnistust annaksin. Kes tõe seest on, see kuuleb minu häält, ütles Jeesus. Tänase mõtiskluse alguses soovin jutustada ühest noorest mehest. On levinud seisukoht, et neist noortest ei ole midagi eriti arvata. Kuid noortes on midagi märkimisväärset. Noored mõistavad selgelt sedagi, et lihtsalt istuda vaikides ei tähenda sedamaid austusavaldust kellegi vastu. Mõnikord on tegu tugeva austusavaldusega. Kuniks on tegemist millegagi, mis on õige. Ja see on koht, kus paljude meie jaoks võivad probleemid peituda. Noored tõsiselt tahavad teha midagi Jeesuse jaoks. Kui keegi noor praegu minu mõtisklust jälgib, siis luba mul sulle öelda, et see tõsiselt rõõmustab mind. Sest lugu, millega täna alustan, võib kesta umbkaudselt 10 minutit. Mõni aasta tagasi avaldati ajakirjas Kaid üks sügavmõtteline lugu. See rääkis keskajal elanud Denisi nimelisest poisist, orvust, kes võeti ühte peresse kasulapseks. Denis vihkas kirglikult oma maa kuningat, sest siis, kui tema vanemad olid haiged, võtsid kuningasõdurid tema kaasa ja ta ei näinud oma vanemaid enam mitte kunagi. Alles hiljem sai ta teada, et kuningas lahutas inimesed selleks, et säästa elavaid mustakatkude õudusest. Kuninga kohta kuuldud tõde vabastas Denisi vihkamisest, mida ta oli endas kandnud peaaegu kogu oma elu. Kuningas oli alati ja igal juhtumil tegutsenud armastusest oma rahva vastu. Paljud tänapäeval näevad Jumalat sarnaselt, nagu Denis nägi kuningat. Kurjus, mida nad on näinud või kogenud, paneb neid Jumalat vihkama või eemale lükkama. Kus on Jumal, kui inimesed kannatavad? Kui Jumal on hea, siis miks on nii palju kurjust? Kosmiline konflikt heidab sellele teemale valgust, aga paljud küsimused jäävad siiski veel õhku. Kuid ka siis, kui kõik meie püüded vastuseid saada luhtuvad, saame vaadata Jeesusele ristil ja näha temast, et Jumalat saab usaldada isegi koos kõigi nende küsimustega, mis jäävad praegu vastuseta. Kas Jumal tegelikult ka meist hoolib? Täisealised kipuvad vahest unustama, et teil, noortel, tuleb ette vägagi suurte väljakutsetega silmitsi seista. Ja ma tean sedagi, et pole harvad juhtumid, kui sinagi küsid, kas Jumal ikka minust veel hoolib. Noored satuvad sageli konfliktidesse. Nii oli see meiega, kui olime noored, kuid tänapäev on asjaolud palju keerulisemad. Sõprade leidmine pole kerge väljakutse. Mõnikord oleme närvis või tunneme piinlikkust. Me kogeme võitlusi koolis, inimesed teevad sinu üle nalja, kui oled liiga aeglane või hoopis liiga kiire. Tuleb ette kiusamist ja sedagi, et otse kui ei sobi teistega. Mõni pereliige ehk haigestub või koguni sureb ja see on raske aeg. Sama lugu on siis, kui mõni koduloov või kodulind sureb. Noored kogevad survet ühiskonnas ja samuti kiusatusi. Mõnikord noored on otsemaid palunud vanemaid, et nad võtaksid neilt ära mobiilid, sest need kätkevad nende jaoks nii suuri kiusatusi. Kuidas sa võid usaldada Jumalat, et tema on küllaldaselt tugev? Piiblis on leida mõningad tõotused, mida sooviksin praegu just lugeda. Need räägivad sellest, et Kristus on võitja. Esimene tekst on Filippi 4. peatükist, kus apostel Paulus kinnitab: ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks. Ja Rooma 8. peatükis öeldakse:
Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Ma soovitan igal noorel leida ja lugeda raamatut, mille pealkirjaks on kuulutus noortele. Lapsevanemad, püüdke saada oma lapsele see raamat. Ja teie lapsevanemad, loobuge YouTube'ist, Facebook'ist, Instagram'ist ja võtta aega igal päeval koos nendega lugeda üks peatükk sellest raamatust. Just seda raamatut lugedes avastate, et Jumalal on usku noortesse ja ta teab, et noored soovivad elada piibli põhimõtete järele. Noored ei ole hukule määratud selle tõttu, et nad on sellises eas, mis vahest viibki rumalusse. Siit raamatust mõningad katked. Saatan teab paremini kui Jumala rahvas ise, milline võim võib neil olla tema vastu, kui nende tegevus toimub Kristusesse. Kui palutakse alandlikult vägevalt võitjate abi, siis nõrgemadki usklikud, pannes oma lootused tema peale, võivad edukalt tagasi tõrjuda saatana ja tema väe hulgad. Mida see tekst ütles? Kui 13-aastane noormees ja 11-aastane neiu on silmitsi millegagi, mis on ilmselt liiga raske nende jaoks, siis on aega laskuda põlvili. Kõige vägevama inglid seisavad nende kõrval. Nemad ei ole seal selleks, et võtta enese kätte kontroll mõtete ja tegevuse üle, kui nad on siin selleks, et sind toetada. Veel üks mõttekild samast raamatust. Saatan ei suuda vastu seista, kui pöördutakse tema vägeva vastase poole, sest ta kardab ja väriseb Kristuse väe ja majesteedi ees. Härda palvehääle peale saatana väed värisevad. Ja kui kõik võimsad inglid, varustatud taevase raudrüüga, tulevad appi nõrkenud ja tagaaetud hingele, siis põgenevad saatan ja tema väed, teades väga hästi, et nad on kaotanud lahingu. Saatan soovib kindlasti olla võidukas ja sellepärast ta soovib sinu üle kontrolli saada, kui sa oled noor. Kuid Jeesus on juba võitja. Samas veel, ma nägin, kuidas kurjad inglid püüdsid hingi enestele ja Jumala inglid panid neile vastu. Kokkupõrge oli äge. Kurjad inglid kogunevad hingede ümber, avaldades oma rikkuvat mõju ja pannes ahastama kõikide meeled. Pühad inglid jälgisid neid murega ja soovisid tõrjuda saatana vägesid. Kuid heade inglite ülesanne ei ole juhtida inimesi vastu nende endi tahet. Kui hing langeb vaenlase kätte, panemata vastu, siis Jumala inglid ei saa teha muud, kui takistada saatana vägesid, et nad ei saaks neid hukata, kuni hädaohus olijaile näidatakse rohkem valgust, et neid mõjutada üles tõusma ja vaatama taeva poole abi pärast. Jeesus ei saada oma ingleid nende päästmiseks, kes ise ei tee midagi enda päästmiseks. Meil on vaid väike ettekujutus sellest jõust, mille osaliseks oleksime saanud siis, kui me endid kõige jõuallikaga ühendaksime. Me langeme ikka ja jälle pattu ja mõtleme, et nii peabki olema. Me hoiame end oma nõrkuste küljes nii tugevasti, nagu võiksime nende üle uhked olla. Õnnistegija manitseb meid, et kui me tahame võitjateks jääda, peame oma palge vastu seadma, kui ränikivi, ütleb prohvet Jeesaja. Tema on meie patud kandnud üles ristipuule. Tema poolt meile antud jõuga võime vastu panna maailmale, lihale ja kurjale. Seepärast ärgem rääkigem nii palju oma nõrkustest ja puudulikkusest, vaid rohkem Kristusest ja tema tugevusest. Kui räägime palju saatana tugevusest, muutub tema meelevald meie üle palju suuremaks. Kui aga kõneleme kõige vägevama jõust, tõrjuma vaenlase tagasi. Mida tihedamalt ühineme Jumalaga, seda ligemale tõmbab tema meid enesele. Need olid siis katked sellest raamatust. Kristuse tegevus teeb igal sammul tühjaks saatana tegevuse. 1. Johannese 3. peatüki sõnade kohaselt sai Jeesus avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod ja kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle,
see tähendab saatana. Kuid vaenlase võimu täielik lüüa saamine toimub kahes etapis. Esiteks, ristisurma kaudu lükkas Kristus ümber saatana laimavad süüdistused ning hiljem hävitatakse saatan ja tema riik. Rooma 3. peatükk teatab, et kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Kõik siin tekstis tähendab seda, et kõik inimesed on ühes staatuses. Kas Jumal ei võinud inimese pattu andestada ja selle lihtsalt vaiba alla pühkida? Ta ju armastab meid. Vastus sellele on ei. Selline tegevus ei oleks olnud kohane õiglusele. Sellisel moel poleks olnud tegu õiglusega. Jumalal on valmis plaan armu käivitamiseks, kui tekib selleks vajadus. Kui inimesed valivad pattu. Jumal oli valmis olema asendusohvriks. Oma piiritus armastuses oli Jumal arvestanud vajadusega maksta pattu tekitatud nõue meie asemel. Jumal oli Kristuses ja nii tõi enese ohvriks, et oleks tagatud tema õiglus. Tema kannatas kõiges selles ja suri minu ja sinu kohal. Ja seda kõike tegi ta sellepärast, et tal on omale toimida üksnes armastuse seaduse kohaselt. Kuulake seda fantastilist kinnitust Rooma 3. peatükist. Meid mõistetakse õigeks täiesti muidu, tema armust, lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Kui astume lepingulisse vahekorda oma Jeesusega, siis tema kallis veri katab meie pattude aruanded. Jumal teatab, et oleme õigeks mõistetud. Pole enam süüdi. Oleme siis õiges seisus Jumalaga, kuna ju Kristuse õigus on meile arvestatud usu läbi temasse. Ja Rooma 3. peatükk jätkab, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. Ta puhastas minu, andis mulle elu, võimaluse ja lepituse ja seda kõike usu läbi. Ja jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse. Rooma 5. peatükis kirjutatakse, ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me alles olime patused. Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks. Sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui oleme juba lepitatud. Olla usu läbi õigeks mõistetud on üks tahk. Tehtud õigeks usu läbi. Teine tahk on olla pühitsetud. Olla vabastatud patuväest usu läbi. Ja Filippi kirjas loemegi, ja ma olen kindel selles, ütleb apostel Paulus, et see, kes teis on alustanud, hea töö viib selle lõpule Kristuse Jeesuse päevani. Sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutseda tema hea meele järgi. Oleme näinud vaenlast väitmas, et Jumal ei ole täielikult õiglane ja armastav. Kuid Kristuses avaldab Jumal meile ülimal kujul oma õigust ja armastust. Ta teeb seda ristil. Saatan nägi, et ta paljastati. Tema valitsuse olemus sai avalikuks kogu universumi ees ja ta osutus mõrvariks. Jumala poja verd kaotas ta igaveseks taevaste olevuste poole hoiu. Kohe, kui patt tuli inimkonda, tõotas Jumal vabastaja. Ja ilmutamise raamatust ma loen, ja ma kuulsin suurt häält taevast ütlevat. Nüüd on õnnistus ja vägi ja kuninglik valitsus saanud meie Jumala ja meelevalt tema Kristuse kätte, sest välja on visatud meie vendade süüdistaja, kes nende peale kaebab meie Jumala ees päevad ja ööd. Ja nemad on tema võitnud talle vere tõttu
ja oma tunnistuse sõna tõttu ega ole oma elu armastanud surmani. Seepärast olge väga rõõmsad taevad ja teie, kes seal sees elate. Häda maale ja merele, sest kurat on tulnud maha teie juurde ja tal on suur viha, sest ta teab, et tal on pisut aega. Lunastuslugu esitab meile rikkalikud tõendid, mis kinnitavad, et Jumal tegutseb alati kõigi asjaosaliste jaoks parima võimaliku lõpplahenduse nimel. Pühakirja Jumal teeb alati seda, mis on hea ja soovitud, arvestades suures võitluses tema käsutuses olevaid võimalusi. Jumal on oma armastust ja õigust ilmutanud kosmilise konflikti käigus hämmastaval kujul. Siiski võib mõni küsida, kas Jumal saanuks teha veel midagi rohkem, kui ta on teinud, selleks, et kurjust ennetada või kõrvaldada. Oleme näinud, et kosmilise konflikti raamistikus on Jumal toiminud vaba tahet austades, mis on vajalik selleks, et armastav suhe tema ja inimsuu vahel saaks täismahus õitseda. Lisaks on ta nähtavasti tegutsenud moraalsete piirangute ehk lahingureeglite piires. Tema iseloomu üle peetavas kosmilises võitluses, mida ta saab lahendada ainult tema armastuse ilmsiks tulekuga. Kuulake, kuidas prohvet Jeesaja sellest ütleb 5. peatükis. Ja ma tahan nüüd laulda oma armsamast. Mu armsama laul tema viinamäest. Mu armsamal on viinamägi viljakul mäenõlvakul. Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid. Ta ehitas selle keskele torni. Ta raius sinna ka surutõrre. Siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid. Ent kängunud olid kobarad, mida see andis. Ja nüüd, Jeruusalemma elanikud ja Juuda mehed, mõistke ometi kohut minu ja mu viinamäe vahel. Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäel veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis kängurud kobaraid? Kes nendest salmides räägib? Kellest prohvet Jeesaja räägib? Keda kujutavad viinamägi ja viinamäe omanik? Mille poolest on tähtis viinamäe omaniku tegevus viinamäe heaks? Ja milline on tulemus? Nendes salmides laulab Jeesaja laulu oma armastatust viinamäest. Viinamäe omanikuks on Jumal ja viinamägi kujutab Jumala rahvast. Aga siin toimuvat saab avaldada ka Jumala laiemale tööle maailmas. Nende salmide põhjal tegi viinamäe omanik, seega siis Jumal, kõik, mida oli mõistlik teha, et tagada viinamäe õitseng. Viinamägi pidanuks kandma häid vilju, aga see kandis ainult kängunud kobaraid, mida üks teine tõlge nimetab väärtusetuteks. Tõepoolest, siinsed heebrakeelsed sõnastust saab otsesest tõlkes tõlkida nii, et need olid haisvad viljad. Jumala viinamägi kandis roiskunud viinamarju. Prohvet Jeesaja 5. peatükis asub kõnelema Jumal. Ta kutsub inimesi kohut mõistma tema ja ta viinamäe vahel. Ja siin esitab Jumal kõige tähtsama küsimuse. Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis kängunud kobaraid? Mida enamat saaks Jumal teha? Avaldab muljet, et ta palub lausa teistelt kohut mõista enese üle, mida ta on teinud. Kui sina vaatad ristile, kus Jumal ohverdas end meie kõigi pattude eest, siis kuidas saavad tema sõnad? Kas oleks olnud vaja teha veel mu viinamäel midagi, mida olin jätnud tegemata, täiesti hämmastava tähenduse? Mattuse 21. peatüki tähendamissõnas viinamäe omanikust jätkab Jeesus just sealt, kus prohvet Jeesaja 5. peatükk pooleli jäi, et heita lisavalgust
viinamäe omaniku iseloomule ja tegevusele oma viinamäele. Ja nii ma loengi Mattuse 21. peatükist. Kuid sina hoia meeles seda, mida Jeesaja 5. peatükk ütles. Mida enamat saanuks ta teha sellest, mida ta oli juba teinud. Seega siis Mattuse 21. peatükk, salm 33. Kuulge teist tähendamissõna. Oli majaisand, kes istutas viinamäe ja tegi selle ümber aia ja kaevas sinna surutõrre ja ehitas torni ja andis selle rendile aednike kätte ja läks võõrale maale. Kui siis viinamarja korjamise aeg lähenes, läkitas ta oma sulased aednike juurde oma vilja vastu võtma. Aga aednikud võtsid tema sulased kinni, mõnd nad peksid, mõne nad tapsid, mõne nad viskasid kividega surnuks. Taas ta läkitas teised sulased, rohkem kui esimesi, ja nad tegid neile nõnda samuti. Viimaks ta läkitas oma poja nende juurde, mõeldes, küllap nad mu poega häbenevad. Aga kui aednikud nägid poega, ütlesid nad isekeskis. See on see pärija, tulge, tapame ta ära, siis saame tema pärandi enesele. Ja nad võtsid ja tõukasid ta välja viinamäest ning tapsid ta ära. Kristus tsiteerib oma tähendamissõnaks otseselt Jeesaja 5. peatükki ja seal olevat launu viinamäe omanikust ja tema viinamäest. Jeesus lisab, et viinamäe omanik andis oma viinamäe rentnike kätte ja reisis võõrsile. Aga kui viinamäe omanik saatis kohal 2 korral oma sulased, seega prohvetid saaki kokku koguma, siis viinamäe rentnikud peksid sulasid ja tapsid nad. Lõpuks saatis ta oma poja, Jeesuse, öeldes, ehk nad häbenevad mu poega. Aga rentnikud tapsid ka tema poja, öeldes, tema ongi see pärija, läki, tapame ta ära ja tema pärandi saame meie ju endale. Ja nad võtsid ta kinni ja viskasid viinamäest välja ja tapsid ta ära. Mida rohkemat saab teha? Isa armastab meid nii väga, et andis meile oma armastatud poja. Kui kosmiline konflikt on seesugune, nagu siin mõista antakse, siis ei saa seda ennatlikult lahendada jumaliku väe näitamisega, vaid see nõuab esmajoones Jumala iseloomu avalikkuse ette toomist. Selline avalikustamine on ülimal kujul toimunud Kristuse tegevuses. Mida rohkemat saame veel küsida. Jumal Kristuses andis ennast surma meie eest, et ta saaks meid õigeks mõista, andmata seejuures mingil kombel järele oma õiglusele täiuslikus armastuses. Ristisündmus näitab, et Jumal on teinud kõik, mida saab, et kurjust leevendada ja kõrvaldada, kahjustamata samas ehtsa armastuse õitsengut. Kui Jumalal oleks olnud mõni parem tee, siis oleks ta ju selle valinud. Ühtlasi, kuigi inimene kannatab suures võitluses palju, kannatab Jumal kõige rohkem. Ristile vaadates näeme tõepoolest, millist kannatust ja piina on patt Jumalale põhjustanud. Siiski oli armastusele omane vabadus niivõrd püha, et Kristus oli valmis seda kõike meie heaks taluma. Tõestuseks, et keegi või miski on õige, mõistlik või õigustatud on see, kui analüüsida kellegi tegevust. Jumal, sind süüdistatakse ebaõigluses, ebasõbralikkuses ja hukkamõistmises. Kuidas sa vastad? Johannese 3. peatükk, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal, sind süüdistatakse kahepalgelisuses ja ebajärjekindluses. Kuidas sa sellele vastad? Hebra 13 vastab, Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Jumal, sind süüdistatakse selles, et tahad süüdlasi karistada. Kuidas aga sellega on? Psalm 86 ütleb, ent sina, Issand,
oled halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ning rikas heldusest ja tõest. Sest Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks. Tema ei tee meile, meie pattu mööda, ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. Kuidas me siis teame, milline on Jumal? Johannese 14. peatükis on Filippuse sõnad. Issand, näita meile Isa, siis me jääme rahule. Jeesus ütles, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind tundnud, Filippus. Kes mind on näinud, see on näinud Isa. Kuidas sa ütled, näita meile Isa? Jeesus Kristus on, kui me alles nõdrad olime, omal ajal surnud nende eest, kes alles olid jumalatud. Vaevalt ju keegi läheb surma õige eest, ehk mõni küll julgeks surra hea sõbra eest. Ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime. Lõpuks on Jumala nimi igal moel õigeks mõistetud. Selle kaudu Isa, Poja ja Püha Vaimu kohta lunastusplaanis avalduvad täiuslik õiglus ja armastus Jumala vastu ja selles ei ole mingit kahtlust. Kuidas toimub Jumala õiguse tutvustamine ehk näitamine? Rooma 3. peatükk vastab, kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks usu kaudu tema veres, oma õiguse osutamiseks enne tehtud pattude arvestamata jätmise pärast, tol ajal, kui Jumal seda sallis, et osutada oma õigust praegusel ajal ning näidata, et tema on õige ja teeb õigeks selle, kes on Jeesuse usust. Kuidas Jumala armastuse ilmumine toimub? Rooma 5. peatükk ütleb, et Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles olime patused. On 2 teksti Rooma 3. peatükis ja Jeesaja 5. peatükis, millised räägivad Jumala õigeks mõistmisest. Ja loengi need tekstid nüüd. Kõigepealt Rooma 3. peatükk. Mis paremus on siis juudil või mis kasu on ümberlõikamisest? On ju paljugi kõike pidi. Kõigepealt see, et nende kätte on usaldatud, mida Jumal on rääkinud. Mis sellest, kui mõned olid uskmatud? Ega siis nende uskmatu meel tee tühjaks Jumala ustavust? Mitte sugugi. Kindel on, et Jumal on tõemeelne, olgugi, et iga inimene on valelik, nagu on kirjutatud. Et sina oleksid õiglane oma sõnades ja võit jääks sinule, kui sinuga kohtus käiakse. Ja nüüd Jeruusalemma elanikud ja Juuda mehed, mõistke ometi kohut minu ja mu Viinamäe vahel. Kas oleks olnud vaja teha mu Viinamäega veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis roiskunud kobaraid? Mida need tekstid ütlesid? Minu ja sinu uskmatus ei tee Jumala ustavust olematuks. Nii Rooma 3. kui ka Jeesaja 5. peatükkides näeme, et Jumal kutsub looduid tunnistajaks oma iseloomu küsimuses, olgugi, et meil puudub selleks moraalne õigus. Lõpuks, kui kõik raamatud avatakse, ilmneb tõsiasi, et Jumal on alati olnud täiuslik, õiglane ja õige. Jumal saab kõigi loodolevuste juuresolekul õigeks mõistetud. Loeme ilmutamise 15. peatükist. Ja nad laulsid Jumala, sulase Moosese laulu ja tallelaulu öeldes, suured ja imelised on sinu teod, issand Jumal kõige väeline. Õiged ja tõelised on sinu teed, sa rahvaste kuningas. Ja aujärjelt kostus hääl, mis ütles, kiitke meie Jumalat, kõik tema sulased, kes teda kardate, nii pisukesed kui suured. Ja ma kuulsin otse kui hulga rahva häält ja otse kui suurte vete kohinat ja otse kui kange pikse müristamist ütlevat halleluuja,
sest issand, meie kõigeväeline Jumal, on võtnud kuningliku valitsuse oma kätte. Mida räägivad need salmid Jumala nime lõplikust õigeks mõistmisest? Need räägivad Jumala omadustest. Jumala teed on õiglased ja tõesed. Jumala kohtuotsused on tõesed ja õiged. Aga kust pärinevad Jumalat halvustavad vaated? Prohvet Hesekiel ütleb 18. peatükis väga tabavalt, aga Iisraeli sugu ütleb, issanda tee ei ole õige. Minu teed ei olevat õiged, Iisraeli sugu. Kas mitte nõnda? Teie omad teed ei ole õiged. Ja nüüd mõningad kinnitused pühakirjast, mida tasuks meeles pidada. Esiteks, ustavatele on Jumala kaitse tagatud. Prohvet Jesaja ütleb 54. peatükis, aga ei kõlba ükski relv, mis valmistatakse sinu vastu ja sa mõistad hukka kõik keeled, kes tõusevad sinuga kohut käima. See on Jehova sulaste pärisosa ja nende õigus minult, ütleb Jehova. Teiseks, Jumal seisab oma rahva eest. 135. laul ütleb, sest Jehova mõistab kohut oma rahvale ja halastab oma sulaste peale. Kolmandaks, issand ei jäta oma lapsi. 37. laul, õel varitseb õiget ja püüab teda tappa. Jehova ei jäta teda tema kätte ega mõista teda hukka, kui ta üle kohut mõistetakse. Neljandaks, Jumal päästab oma rahva. Jesaja 35. peatükk ütleb, öelge neile, kel rahutu süda. Ole kindel, ärge kartke, vaata, teie Jumal. Kättemaks tuleb teie Jumala karistus. Tema ise tuleb ja päästab teid. Viiendaks, Jumala kohus maa peal on õiglane. 58. laul ütleb ja inimesed ütlevad, ometi on õigel kasu. Tõesti on olemas Jumal, kes mõistab kohut maa peal. Ja 6. punkt, Jumal on meie varjupaik. Tema on meie kindlus. 34. laul ütleb, tema hoiab kõiki, tema luid konte, ükski neist ei murdu. Kurjus surmab õela ja need, kes vihkavad õiget, saavad süüaluseks. Õnnistatud päeva, peatse kohtumiseni.